Tšau, tšau. Tšau, tšau. Lähme järgmise saare peale. Kõndime praegu receptioni poole check-out'i tegema. Kõnnime ja ops, maas on 1000 paati lambist. 1000 paati kujutate. See on mingi $50. Ümmalaus. Täna tuleb hea päev. Prillid soolased. Prillid? Jah. Miks su prillid soolased on? Vettpritt siis näkku. Miks sa prille lakkusid? Ma ei ole lakkunud. Miks sa tead, et su prillid soolased on? Vaata. Ma tean. Mul olid huuled ka soolased. Vaata seda. Sa näed, on ju? Jah. Jep. Jõudsime kohale nüüd meie järgmisesse hotelli, aga me jõudsime natuke liiga vara. Nii et check-in ja teha veel ei saa. Näed, siin käib parajasti sukeldumiskursus. Alguses on siin basseinis ja siis pärast on avamerel. Ei, ainult siin basseinis ongi. Ei, aga minu arust. Sa tegid nalja, okei. Aga me tahame ka sinna minna. Äkki juba saame homme minna. Nii et lähme uurime, mis variandid on. Ja siis, jah, ma ei tea, kas ma ütlesin, aga me jõudsime igal juhul liiga vara, meil on 2 tundi aega. 2,5 tundi, ei, rohkem. Ei, rohkem 2 tundi. 3 tundi umbes. 3 tundi umbes aega passimist, nii et lähme uurime, mis siin palju kodu saab. Aga jah, päris ilus koht on tegelikult. Siin on nagu eelmise kohaga selles mõttes ei anna võrrelda, aga no see maksis ka kõvasti rohkem, nii et peaks nagu olema, jah. Värske. Jõudsime meie järgmisesse hotelli Koh Tao saare peal. Ütleme nii, et selle rahasumma eest, mis me maksime, ta on nagu talutav. Ja need ei ole mustad, see ongi siuke muster. Aga nad on ikkagi vana selles mõttes. Elu näinud tuba. Ja asukoht on ka toal selline, et siin samas käivad kogu aeg inimesed edasi-tagasi ja samas on bassein siin samas ja siit ümber nurga läheb kohe restorani. Saab hommikusööki süüa seal ja lihtsalt süüa võtta ja rand on seal samas. Ja. Aga ikkagi mina ütleks, et võrreldes selle teise hotelliga on see suht sitt. Siin toas on mingi rõve hais ka, millest ma aru ei saa. See nagu, enne mulle tundus, et see on koristus mingisugune hais, aga nüüd tundub, et see on hoopiski midagi muud. No siuke. No tegelikult ei ole nagu hullu midagi, aga mul olid ootused lihtsalt suuremad. Ja voodi on ka nagu ei ole üks suur voodi, või 2 väikest voodit, kuigi mina panin sinna valikusse, et üks suur voodi. Aga no saame hakkama, mis seal ikka, ei ole hullu. Vannituba vetsu praegu ei saa näidata, sest et Siim on seal, aga tuleme selle juurde varsti tagasi. And we're back. Näitan siis vannituba. Siin on tee vannituppa, siin on mingisugune, ma ei tea, mis iganes, siia saab midagi manna. See on siis vannituba. On ju. Siin on dušnurk.
mis peaks siin on nüüd see. Euroopasse jõudnud. Mis asja, kusjuures ma nägin ka enne, keegi kuskil jõi sellise Mis peaks see on? kuidagiga. Ma ei tea, Euroopast imporditud. Samas ei imestaks. Aga noh, kardinaga käib kinni see siin on ju. Kraanikauss, veisi tilgub, vee raiskamine on ju. Ühesõnaga, ma olen võib-olla natuke liiga pirtsakas, aga nagu me maksime selle toa eest. Palju me maksime siin mäletada? Mingi $1000. $1000 oli või? $1000 kuus ööd. No eelmises kohas me maksime ikka kõvasti vähem ja seal oli nagu normaalne vannitud. Mis see on? Ühesõnaga. Kõik on väga hästi. Tegelikult ei olegi nagu hullu, aga lihtsalt noh, oleks tahtnud midagi mõnusamat. Ja me niigi vaatasime hindade järgi, et okei, et see on nagu veits kallim, et vahet ei ole, et lubame endale veits kallimat majutust ka ja siis nagu saame mingi normaalse koha, aga nagu... Pilti pealt nägi ilus välja. No piltide pealt nägi suht ilus välja jah, selles mõttes ja siin on kindlasti mingid toad, mis näevadki nii head välja, nagu need piltide peal välja näevad, aga noh. Me saime selle kõige odavama. Jah. Käisime just proovimas, õppimas sukeldumist. Päris hull, tegelikult ei ole hull, aga nagu veits on, aga nagu samas ei ole. Mina ei ole varem isegi snorgeldanud ega mitte midagi teinud ja üldse, kes teab, siis mul on alati trauma olnud tegelikult veega ja värki, nii et no mitte alati, aga väga pikalt. Ühesõnaga saab olema huvitav. Kuidas on sinu muljad, Siim? Ja Siimul, ma saan aru, sul on kunagi vist olnud mingi kogemus snorgeldamisega või? Ma ei tea. Ma nagu mäletan, et ma kunagi olen, aga suva. No seal on nüüd, igal juhul see on see, et sa pead läbi suu hingama enda sul nina kinni kogu aeg. Ja siis, kui me esimene kord läksime sinna basseini, on ju, ja siis läksime basseini ja siis instruktor ütles, et nii ja nüüd lähme istume vee all ja siis teeme seal mingeid asju. Ja nii kui me vee all hakkasime minema, siis ma läksin korraks vee alla, ma nagu nope, läksin kohe vee pealt tagasi, see tundus nii hirmus kuidagi nagu nii palju või nagu hingasin läbi suu, aga see tunne oli nii veider ja kuidagi mullid tulid igal pool näkku ka ja siis ma nagu, oh my god, mis toimub. Ja siis oli lihtsalt nii jube. Aga siis sai nagu, et okei, et ärme lähe kohe vee alla istuma, vaid ujume lihtsalt niimoodi, et nagu lihtsalt kõhuli ja nagu pea on vees. Et nagu harjuks selle hingamisega ilmselt ära oli tema mõte, ma arvan. Ja need randid on siin täiega hästi näha. Ma panin näkku sulle käega. Vaata, siin on randid. Maskirant, jah. Maskirant, jah, mul ei ole. Mul veits on. Ühesõnaga. Jah. Nüüd tegime erinevaid harjutusi seal ja siis ujusime vee all, vee peal, vee sees ja pooleteise tunni pärast saame uuesti selle vennaga kokku, võtame oma taivimisasjad ja siis läheme mere sisse sügavale. Siuke 5-6 meetrit ja võib-olla sügavamale, 12 maksimum 12, jah. Veits olen juba närvis tegelikult. Aga hullu. Saab hakkama. Näis, kas ellu jääb. Nali. Me oleme elus. Jah. Ei surnudki ära. Ei, üks kõrv on imelik veits, aga veel hullu. See on ilmselt sellepärast, et ta oli just hiljuti haige ja siis üks instruktor arvas, et sellepärast võib olla rohkem valusam vee all ja nagu tal oli raske neid kõrvu lukust lahti teha, kui me vee all olime. Jah. Mina nutsin natukene enne minekut, sest et nii hirmus oli.
aga lõppkokkuvõttes täiega nautisin ja täiega mõnus oli ja paar korda, käisime nagu 2 korda vees, esimene kord pool tundi, mis oli mingi maks 7 meetrit, 6-7 meetrit vist oli, nagu sügavus ja siis läksime mingi 10-15 mintsi oli pausi, sõitsime teise kohta ja siis seal läksime siis kuni 11 meetrit umbes olime sügaval. Oligi 11. No 11 meetrit. Jah, kõige sügavam nagu koht. Ja teise taivi ajal ma tundsin ennast palju enesekindlamalt, kuidas sul oli? Ja. Ei, lihtsam oli kõrvaga, aga mul esimene kord oli kõrv jumal valus. Aga teist korda ei olnud nii olnud. Ja. Igal juhul. Täiega tore. Hästi palju kalu nägime. Loodetavasti saime... Ja üks kala ujus kogu aeg kõhu all ka. Jaa. Alguses ujus minu kõhu all, siis ujus Siimu kõhu all, siis ujus instruktori kõhu all ja siis tuli uuesti minu kõhu alla. Ja siis me kuulsime paadi peal, see üks teine instruktor rääkis, et see on ilmselt sellepärast, et ta arvab, et me oleme vaalad, me oleme nii suured. Vaal. Ja siis ta läks peitu meie kõhu alla, et me ei näeks ja siis samal ajal sai väikseid kalu süüa. Ta oli ikka päris suur. Ta oli mingi siuke ikka selline, no ikka üsna, jah. Sest et läbi nende asjade klaaside vaadates tundub kõik väiksem. Suurem just. Ja suurem või? Ja. Aga ta oli ikkagi päris suur. Ta oli ikkagi üsna suur, jah. Selline, no. Ja. Ta oli ikkagi, kui kõhu all oli, siis oli peaaegu kõhu pikkune, no. Aga loodetavasti saime mingeid kaadreid, nii et kui on kaadrid, siis nüüd näete neid. Instruktor tegi pilte videosi, nii et vast saab. 2, 3, big step. Seda, kui olime sukeldumas ära käinud, ega siis võtsime ühe vaba päeva. Mina lõpuks võtsin ennast kokku ja tegin joogat, sest et tegelikult ma kogu aeg arvasin, et lähme Taisse ja siis ma teen iga päev mingit joogat ja pilates, teen trenni ja värki-särki. No reaalsus oli see, et see oli tegelikult ainuke kord, kui ma üldse midagi nii-öelda aktiivset ehk siis mingit trennilaadset asja tegin ja jube palav oli ikka, sest et me tegime seda õues, nagu näha oli ja no reaalselt ma lihtsalt tilkusin, käed, selg, jalad, nägu, kõik tilkus. Ja samal ajal Siim läks ronima ja siis mina otsustasin, et ma lähen jalutan talle vastu. Ja ülimõnus oli Tais see, et igalt poolt said võtta värskelt tehtud mingisugused smuutisid ja see, mis mul käes oli siis avokaadosmuuti näiteks. Ja see liiklus tegelikult seal Tais oli ikkagi suht ulme. See Koh Tao on väiksem saar kui Koh Phangan, kus me käisime. Ja liiklus ongi põhimõtteliselt siin
üksikute tänavate peale kokku surutud ja siin ka näiteks proovisin üle tee minna ja ega muud moodi saanudki, kui kogu aeg edasi-tagasi paremale-vasakule vaatama, enne kui korralikult rahulikult üle tee said minna. Õhtud olid meil enamasti hästi rahulikud. Siimule väga-väga meeldis sulistada, nii et siin ta sulistab. Väga mõnus oli tegelikult seal õhtuti basseini ääres chillida. Paarimehed olid ka lahedad. Siin me läksime ühele ekskursioonile. Tavaliselt tehakse nii, et käiakse siis snorgeldamas ja siis minnakse sukelduma, aga me tegime natuke teistmoodi. Ja näiteks selleks, et selle ilusa vaatega, mis te praegu siin näete pilti teha üleval mäe peal, pidi mingi 15-20 minutit lihtsalt järtsis seisma. Ja see on mitte see pildistamisjärts, vaid see on järts, kus me juba kõndisime tagasi laeva peale tegelikult, millega me tulime. Aga siin ma proovisin natukene vee all filmida ja vaadata, mis siis snorgeldamisega nii-öelda näha on seal vee all ja ütleme nii, et kui inimesed, kes ei julge sukelduda, siis ega näeb ära küll, mis seal vee all toimub, lihtsalt mitte nii lähedalt ja ilmselt ei näe võib-olla nii suuri kalu, sest et seal oli ikkagi üsna madal, et seal ei olnud väga sügav vesi. Aga natuke midagi oli ikka näha. Snorgeldamise laeva peal hakkas mul tegelikult väga-väga paha, sest et eelmisel päeval olime väga-väga palju spice'it ehk siis vürtsikat sööki söönud ja tegelikult juba eelmisel päeval oli mul natukene paha olla, aga siis laeva peal, seal snorgeldamise laeva peal sõin veel natuke vürtsikat sööki peale ja lõpuks oli nii paha olla, et mitte midagi muud sisse ei läinud kui ainult kookose vesi. Siim mõnusalt naudib seal oma õhtusööki ja mina lihtsalt surin, nagu mul oli reaalselt kõht oli nii punnis, mul oli nii paha olla, minu arust mul oli isegi mingi hetk veits palavik, sest et see oli õudne. Siim lõpuks käis apteegis ja ostis mulle neid, need ei olnud vist, olid söetabletid äkki jah, mis ma lõpuks endale sisse sõin, mis siis natukene asja paremaks tegid. Alguses plaanisime ikkagi üsna aktiivset puhkust, et võimalikult palju näha, aga nagu ikka, plaanid võivad ühed olla, aga elu teeb teistmoodi. Ja siin näiteks üle pikka ja julgesin lõpuks endale midagi normaalset sisse süüa ja võtsin hästi tagasihoidlikud asjad ja Siim ikka nautis mõnusat vürtsikat tai sööki, aga peale seda, mis mul oli, mina rohkem ei julgenud seda sööki süüa. Mis ilm siis tais on? Lihtsalt higi voolab. Ei ole mitte midagi erilist teinud, me lihtsalt mängisime minigolfi ja reaalselt niimoodi higi lahmub lihtsalt. Kes minigolfi kunagi mänginud, see ei ole mingi hull aktiivne tegevus, on ju. See lihtsalt lööd palli nagu, see ei ole üldse keeruline, on ju. Aga nagu jah, lihtsalt voolab. Siim läkski nüüd vett ostma meile. Aga lõpuks tunnen ennast paremini, nii et saime midagigi aktiivset teha. Eile lihtsalt päev otsa vedelesime basseini ääres. Näita, kus sul tigi voolab. Siis siit. Näita allapoole, keera telefoniga. Siit. Jah. Pane veel. Pane veel. Pane veel. Minu palli olid kaugemal. Oota, mina. Mine persega saaks sisse lenda. Ja saigi meie puhkus Koodao saare peal läbi ja hakkasime oma teekonda jätkama siis Malaisia suunas.